Tere, mina olen Tanel Hirv, majandusteaduse doktor. Käesolevas osas käsitleme meeste ja naiste sarnasusi paarisuhetes. Kas vastandid tõmbuvad? Vaatame järgi. Nii, meeste ja naiste sarnasused paarisuhetes. Selles teemas on väga oluline mõiste geneetiline distants. Partneri valik ei ole juhuslik ja geneetiline kaugus mängib tugevat rolli selles. Uuringud on näidanud meie valitud elukaaslased ja sõbrad on geneetiliselt meile lähemal kui juhuslikult valitud inimesed tänavalt. See tähendab, et me kipume valima inimesi, kes on meile geneetiliselt lähedased. Me paljuski teeme seda intuitiivselt. Oh, forget it, Boyle. You just like have angels fly out of your arses get next to the likes of her. Et kui me näiteks võtame suure andmehulga, seal on andmehulgas on paarid, mees, naine. Ja kui me võrdleme mehe tulemusi naiste omadega, kui suur on see seos? Antud osas ma kasutan artiklit, mis avaldati ajakirjas Nature Human Behavior. Artiklis kasutati UK valimit, paarid olid vanuse vahemikus 40–69. Uuringus kasutati või käsitleti välimust, poliitilisi ja religioosseid hoiakuid, haridustaset, tervist, isiksusseadumusi, sõltuvusi ja seksuaalseid kiikse. Jätame kõige huvitavamad asjad lõppu. Muidu te ei vaata osa lõpuni ju. Nii, alustame kehalistest omadustest. Prillide kandmine. Väga suur seos, arvestades uuringu konteksti. Kui ühel on prillid, siis väga suure tõenäosusega on ka tema kaaslasel prillid. Eks see tuleneb sellest, et prillide kandmist on aja jooksul nii kõvasti stigmatiseeritud. Või ümbermõõtnud kehakaalu indeks, et saledad inimesed on pigem paaris saledate inimestega, pikad inimesed on pigem paaris pikkade inimestega. Üllatav on, et juuste värv ning käelisus, et vasak-parem käsi ei ole seotud. Et need ei aita kirjeldada elukaaslast. Tervis. Terves kehas terve vaim. Kui ühel osapoolel on kopsud korras, siis on ka teisel, et kui üks osapool sööb rohtusi, siis sööb ka teine. Isegi energiakulu on sarnane, et kui palju me peame energiat kulutama, et säilitada oma kehakaalu, et ka see on paaridel sarnane. Siin on hästi palju väikseid korrelatsioone, et vererõhk, pulss, kolesterooli näit, et nendel kõigil on nõrk seos. Nii, demograafilised omadused. Vanus on väga oluline, suured vanusevahed on pigem haruldus. Vanus on isegi olulisem kui laste arv. Et võiks eeldada, et paaris on ju mehel ja naisel võrdne arv lapsi, sest lapsi saadakse paarides. Brave New World. Inglismaal on sünnikoht väga oluline, et väga vähe on nagu liikuvus selles suhtes, et elukaaslased valitakse tihti samast piirkonnast. Haridustase on väga oluline. Isegi rinnaga toitmine on oluline. Et see näitab, et kuidas me geneetiliselt teame, keda valida. Ainete tarvitamine, ühesõnaga alkohoolikud pigem on paaris alkohoolikutega ja karsklased karsklastega. I drank this much. Mom's not gonna like this. Don't tell Mama what Mama don't like. Come here, you big lug. Tankimise korral või alkoholi tarbimise korral on see seos ikkagi väga tugev. Väga selge seos on ka suitsetamisega, et suitsetajad on ka tihti paarides. Surely there's something you ladies like to do? Well, we love to smoke. Like a chimney. Although we'll croak. Before 2003. Kui üks on paras kuni, siis on ka teine.
Suitsetamise mahajätmine on sotsiaalne tegevus, et kui üks tahab maha jätta, siis tahab ka teine osapool maha jätta. Psühholoogilised omadused. Tuleb välja, et nukitsemehe kollidel oli õigus, et raha, see on õnn armastus. Et kui üks osapool suhtes on finantsasjadega rahul, siis on ka teine osapool rahul. Raha mängib elus või rolli, raha see on nüüd teadustus. Kõrged mõtted see on puhannega, pole ilu ilma rahata. Süüjab magas sarde vahet süga, ega elult muud ei taha. See seaduspärasus on isegi tugevam kui perekonnaga rahulolu oma. Pea kõik psühholoogilised omadused on olulised teatud määral, kui me räägime sarnasusest elukaaslaste vahel. Voolav intelligentsus, et kui hästi inimene mõistab abstraktsiooni ja oskab abstraheerida, väga oluline. Enne kui väga huvitavaks läheb, te peate panema follow, like, share, subscribe ja mis iganes mul meelest ära läks. Kui ühe osapoole jaoks on sõprade pere külastamine oluline, siis on ka teise osapoole jaoks oluline. Tihti on ju ühised sõbrad, et neid külastatakse koos. Teleri vaatamine, et kui üks on TV-sõltlane, siis on ka teine. Then, when I opened the bedroom door, I saw him making love, not only to a woman, but What happened? What happened? They killed Oprah! Now look what you've done to my wife. Don't you realize that without cable TV, she'll want to talk to me now. Et muidu peavad jumala pärast omavahel rääkima veel. Panus esimese vahekorra ajal ning partnerite arv, need on mõlemad väga olulised, need paljuski kirjeldavad ka klassi. The difference between Cal's taste in art and mine is that I have some. They're fascinating. Siin ka klasterduvad nagu inimesed kokku. Need, kes alustavad varem, neil on ka rohkem partnereid. Need pole ka tihti kõige teravamad kriidid. Hiljem alustavad, ei pane hullu ning arutavad kunsti või midagi taolist. Samasoolisega vahekord, kui üks paaris on proovinud seksi samasoolisega, siis on küllaltki tõenäoline, et ka teine osapool on seda varem teinud. Ühesõnaga, kui üks tegeleb fetissiga, siis tegeleb ka teine osapool. No vastasel korral oleks ikka täitsa jama, tuled lähetuses päev varem koju ning Hello. Yeah? I'm here for the gangbang. Be honest. Please tell me this is the first time this has happened. Well, do you want me to be honest, or do you want me to tell you that this is the first time? Jesus, what is wrong with you? Nothing is wrong with me. This is a totally different kind of satisfaction for me. It's purely sexual. Et ainukene negatiivne seos on kronotüüp, et kui üks on suhtes öökulli usku, siis teine osapool on varajane linnukene. Vastupidiselt ütlusele vastandid tõmbuvad on enamiku relatsioone positiivsed. Seda nähtust nimetatakse assortatiivseks paarumiseks. Nii, kõige sarnasemad on paarid poliitiliste väärtuste poolest, religioossuse poolest ning haridustaseme poolest. Siis tuleb sõltuvused, suitsetamine ning alkoholi tarbimine. Intelligentsus on väga oluline ning alles kõige lõpus on isiksusseadumused. Ühesõnaga, me intuitiivselt teame, kellega me kokku sobime. Vaatame näiteks tuvikestest Älli ning tema naist ning nende naabreid. We've been married 15 years. Oh, well, what's your secret? Oh, no secret, really. Just to be considerate. Accept each other for what you are. Don't point out the fact that the hair he's losing on his head is now growing out of his nose. And his ears. And accepting the fact that nowadays it's harder to figure out where her chest ends and her stomach begins.
Miks me teame, kellega me kokku sobime? Asi on selles, et lapsed on geneetiline pikendus oma vanematest ning vanemad tahavad alateadlikult, et lapsed oleksid nendega sarnased. I feel that sports glorify violence and competition, and I don't think it's psychologically healthy. When we have a child, we don't want it to grow up with that winning is the only thing attitude. A child is better off not being exposed to sports. You're gonna neuter him too? Vaatame nüüd Hirvonomicsi tagasisidet, mis ma sain.